Teie ekraanil olev video näitab, kuidas Ameerika ajakirjanik Shelly Kettleson rööviti eile Bagdadis Iraani revolutsioonilise kaardiväe IRGC jõudude poolt. Ta on olnud pikka aega reporter selles piirkonnas, kajastades aastaid Süüriat, Iraaki ja Liibanoni. Uudisteorganisatsioonid üle kogu maailma nõuavad nüüd, et Iraani toetatud jõud vabastaksid ta turvaliselt. Aga see näib olevat uus Iraani strateegia. Ameeriklaste röövimine, et saada mõjuhooba väljaspool Hormuzi väina. Oluline on meeles pidada, et just nii islamirežiim alguse sai. 1979 aastal röövisid nad Teheranis asuvas USA saatkonnas sadu Ameerika diplomaate. Ja nüüd näib, et nad pöörduvad tagasi selle juurde, mida nad kõige paremini oskavad. Tegelikult hoiatab USA välisministeerium Saudi Araabias viibivaid ameeriklasi, et nad jälgivad Iraani otseseid ähvardusi rünnata kohti, kus Ameerika kodanikud kogunevad. Mitte sõdurid, mitte need, kes on nende operatsioonidega seotud. Nüüd plaanivad nad sihikule võtta tsiviilisikud. Selle põhjuseks on lihtne põhjus. Iraanil hakkab tulejõud otsa saama. Raketide ja droonide arv on selle operatsiooni algusest saadik märkimisväärselt vähenenud. Nad ei suuda enam nii lihtsalt USA kaitsetest läbi murda. Seega nad võtavad sihikule kaitsetud sihtmärgid. Tsiviilinfrastruktuur ja võimalik, et ka tsiviilisikud ise võivad olla sihtmärgiks. Ja arva ära, kes aitab Iraanil neid rünnakuid läbi viia? Vladimir Putini Venemaa. Näed, alles hiljuti toimus rünnak USA baasi vastu Saudi Araabias. See oli seni kõige edukam rünnak, mille Iraan on sellest sõjast alates läbi viinud. Nad hävitasid E-3 lennuki võib-olla 2 õhutankurit ja lisaks sellele said vigastada 12 USA sõjaväelast, kellest 2 on raskes seisundis. Õnneks hukkunuid ei olnud, kuid sellest hoolimata oli tegemist suure rünnakuga. Ja tead mis? Iraan ei oleks olnud edukas, kui neil poleks olnud väljaspoolt abi. See abi tuli Putinilt. Samalt Putinilt, kes palub Ameerika Ühendriikidel veenda Ukrainat Donbassist loobuma, et ta saaks oma 3-päevasest sõjalisest erioperatsioonist välja tulla. Siin on rohkem üksikasju president Zelenskilt. Aga enne kui sellesse süveneme, kiire meeldetuletus. Vajutage allpool meeldib ja telli nuppe. See aitab meid tõesti palju. Nüüd vaadake seda klippi. Teadke, et kui nad teevad pilte 1 kord, siis nad valmistuvad. Kui nad teevad pilte 2 korda, on see nagu simulatsioon. 3. korral tähendab see, et 1 või 2 päeva pärast nad ründavad. Jah, seda me teame. Sellepärast, kui ma saan oma luurelt mitte ainult korra infot, et nad teevad pilte Ameerika baasist. Ma mõtlen seda. See on vastus. Kas nad aitavad iraanlasi? Loomulikult. Kui palju protsenti? 100%. Yeah. Me juba teadsime, et Venemaa jagas luureandmeid Iraaniga ja me teadsime ka, et nad tarnisid mõningaid täiustatud droone, mis suudavad töötada ilma sidelingita. Aga nüüd on meil tegelikult tõendid. Meil on täpsed tõendid, mis näitavad, et Venemaa oli seotud rünnakuga, kus USA sõjaväelased said vigastada. Pean silmas järgmist. Vaadake ise. Vene satelliidi andmed näitavad, et nende satelliidid olid otse Saudi baasi kohal 28. märtsil, 23. märtsil ja 25. märtsil. Tõenäoliselt tehti pilte õhutõrjest, varustusest ja kõigest muust, mis võiks olla oluline juhuks, kui toimuks rünnak. Ja siis toimus rünnak vaid päev pärast seda, kui Vene satelliit oli selle baasi kohal 26. märtsil. Need pildid, mille Venemaa tegi, mängisid tõenäoliselt suurt rolli selles, et Iraan suutis õhutõrjest läbi murda, USA varustust hävitada ja USA sõjaväelasi vigastada. Ja tead mis veel? Vaid päev pärast seda rünnakut kutsus USA kongressmen Anna Paulina Luna Vene parlamendi liikmed Kapitooliumile. Vene seadusandjad teevad ekskursiooni ja pildistavad USA kongressi. Samas aitas Vene luure Iraanil rünnata USA teenistujaid ja USA baase. On šokeeriv, et see lubati läbi viia. See oli esimene Vene seadusandjate visiit pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse. Ja see toimus ühel kõige piinlikumal ajal Kodak Khamenei jaoks. Ja ilmselt polnud kongress selles üldse kaasatud. See oli eraviisiline asi, mille kongressi naine ise korraldas. Ta on regulaarselt kohtunud Vene delegatsioonidega. Ja nüüd, ilma kongressiga kooskõlastamata, kutsus ta Vene parlamendi Ameerika Ühendriikidesse. Tundub, et meie poliitikud ei saa päris täpselt aru, mida Venemaa teeb USA sõjaväega. Teisalt on meil Ukraina. Samal ajal kui Venemaa aitab Iraanil ameeriklasi tappa, aitab Ukraina ameeriklastel end ja oma liitlasi kaitsta. President Zelenski külastas hiljuti Pärsia lahe riike, keda Iraan ründab, andes neile ressursse ja teadmisi, kuidas võidelda Shahed droonidega.
Pidage meeles, Ukraina on nende droonidega võidelnud viimased 4 aastat. Nad teavad, kuidas neid peatada. Nad teavad, mis töötab. Ja nüüd jagavad nad seda Ameerika liitlastega. Ja meil on ka ukrainlased, kes töötavad otse USA sõjaväega, et leida paremaid viise Ameerika baaside ja sõjaväelaste kaitsmiseks. Võib-olla vajab Florida paremaid esindajaid, kes mõistavad, milline riik tegelikult aitab USA'd ja milline riik tagab, et Lähis-Idas sureks rohkem ameeriklasi. Loomulikult on Ukrainal mitu põhjust soovida, et islamirežiim kaoks. Iraan on viimased 4 aastat aidanud Venemaal tappa Ukraina tsiviilisikuid. Iraan tulistas samuti alla Ukraina reisilennuki. Ja nüüd ähvardab Iraan otseselt Ukrainat rünnata, sest Ukraina aitab Ameerika Ühendriike. Kuulake. Siin räägib president Zelenski sellest. Suhted Iraaniga, dialoog Iraaniga, Iraani ametnikega. Me läbisime raskeid aegu ja kaotasime ainult asju. Me ei teinud neile midagi. Nemad tulistasid meie lennuki alla, tapsid meie reisijad, lennuki meeskonna. Inimesed surid. Nad ei tunnistanud seda. Nad ei lasknud eksperte sisse. Siis algas täiemahuline sõda. Nad andsid Shaheedi droonid venelastele ja tapsid meie tsiviilisikuid. Ma tahtsin sellele kõigele lõpu teha. Ma palusin neid. Nad lubasid, et droone tuleb ainult üks partii, kuid jätkasid valetamise ja relvade andmisega. Sellepärast pean ma neid Venemaa kaasosalisteks. Samas kui see kõik toimub, külastas Admiral Brad Cooper, keskväe juhatuse ülem, tegelikult Ameerika vägesid ja baase Lähis-Idas. Ta avaldas ka selle visiidi video. Samal ajal peidavad Iraani komanderid end sügaval maa-alustes punkrites, et olla kindlad, et neid ei tabata. See näitab tõesti, kes võidab, ükskõik mida Twitter ka ei ütleks. Kuulake tema avaldust. Tere, mina olen Admiral Brad Cooper, USA keskväe juhatuse ülem. Olen keskväe juhatuse ülem siin Lähis-Idas koos meie 50 000 teenistujaga, et anda oma 6. ülevaade operatsioonist Epic Fury. Nüüd, kui kampaania kestab juba 5. nädalat, on minu operatiivne hinnang, et me teeme vaieldamatuid edusamme Iraani võimekuse kõrvaldamisel oma piiridest väljapoole jõudu projitseerida. Me ei näe nende mereväge seilamas, me ei näe nende lennukeid lendamas ja nende õhutõrje ning raketitõrjesüsteemid on suures osas hävitatud. Vaatamata meie selgele üleolekule jäävad meie väed valvsaks. Ma olen juba ammu uskunud, et iga meie edu algab ja lõpeb meie inimestega. Ja meie sõdurid, kes selleks on lähetatud, teevad suurepärast tööd. Selle reisi jooksul on mul olnud au tunnustada ja autasustada meie vägesid nende julguse, vastupidavuse ja visaduse eest, kuna nad jätkavad oma kohustuste täitmist üle ootuste. Jah, väga hea töö, väga hea töö. Ja kui kaua sa oled teeninud? 12 aastat, härra. Fantastiline. Kuidas sul läheb? Üsna hästi, härra. Ma olen Ohiost pärit. Okei, millisest piirkonnast? Toledo. Härra, okei, suurepärane, fantastiline, fantastiline. Tänan teid selle eest, mida teete. Ma hindan seda väga. Mis on teie töö? Ma olen alati valmis löögiks. Okei, mitu missiooni olete teinud? Tõenäoliselt paar tosinat veel. Ja kui kaua olete isiklikult siin olnud? Ma olen siin olnud alles veebruarist saadik, härra. Jah. Fantastiline. Aitäh suurepärase töö eest. Suur tänu. Seniks soovin sulle kõike head. Ma mõtlen sinule iga päev ja tunnen su üle palju uhkust. Aitäh selle eest, mida sa teed. Ma tõesti hindan seda. Ja ma ei saaks olla uhkem. Lisaks sellele esitas välisminister Marco Rubio taas selle sõja eesmärgid ja põhjused, miks USA selle üldse alustas. Siin on see avaldus. Paljud ameeriklased küsivad, miks pidi Ameerika Ühendriigid just nüüd Iraani ründama? Las ma selgitan. Iraan soovib omada tuumarelvi. Selles pole mingit kahtlust. Kui nad tõesti tahaksid seda, mida nad väidavad, tuumaenergiat, siis võiks neil olla tuumaenergia nagu kõigil teistelgi riikidel maailmas. Ja see tähendab, et sa impordid kütust ja ehitad reaktorid maapinnale. See ei ole see, mida Iraan on teinud. Nad ehitavad oma reaktorid ja rajatised sügavale mägedesse, avalikkuse pilgu eest eemale ning tahavad seda materjali rikastada. Sama varustust, mida nad saavad kasutada materjali rikastamiseks energia jaoks, saavad nad kasutada selle kiireks rikastamiseks relvakõlblikule tasemele. Seega on selge, et neile on pakutud igat võimalust omada tuumaprogrammi, mis võimaldab neil saada energiat, mitte relvi. Ja iga kord on nad sellest keeldunud. Aga miks rünnak just nüüd? Mida Iraan üritas teha? Iraan üritas sisuliselt ehitada endale tavarelvastuse kaitsekilbi, omada nii palju rakette ja droone, et keegi ei saaks neid rünnata ja nad olid selle saavutamisele üsna lähedal. Me olime jõudmas olukorda, kus Iraanil oleks olnud nii palju rakette ja droone, et keegi poleks saanud nende tuumarelvaprogrammi vastu tulevikus midagi ette võtta. See oli talumatu risk. Mitte mingil juhul ei tohi riik, mida juhivad radikaalsed šiidi vaimulikud apokalüptilise tuleviku nägemusega, kunagi omada tuumarelvi.
ja mitte mingil juhul ei tohi neil lubada varjata ega kaitsta seda programmi ja oma ambitsioone rakettide ja droonide kilbi taga, mille vastu keegi midagi teha ei saa. See oli meie viimane ja parim võimalus kõrvaldada see tavarelvastuse oht, see tavarelvastuse kilp, mida nad üritasid ehitada. Ja president tegi õige otsuse see nüüd hävitada. See on selle operatsiooni eesmärk, hävitada nende tavaraketid ja drooniprogramm, et nad ei saaks selle taha peitu pugeda ning oleksid lõpuks sunnitud maailmaga tõsiselt arutama, et neil ei tohi kunagi olla tuumarelvi.